tere kõigile ja ma loodan, et me oleme ilusti nii-öelda teile nähtavad ja kuuldavad. Jah, ma arvan, et ka alustame siis. On jah? Tänan, jah. Mul on siin väiksed märkmed ka, kuna mul on selline esimene kord. Hakkab selline põnev teekond pihta, meil on palju huvitavat infot tulemas. Täna ka väga palju selliseid mõtteid juba enne vahetanud, et selline hea kulgemine on olnud siia teel ja mõtlesimegi, et jagaks teile ka, et mis me kõike siin vahepeal taibanud oleme, kogenud, neid asju on väga palju olnud ja siis mõtlesimegi, et miks mitte teha seda veel suuremalt, jagada seda tasuta veel rohkematele inimestele, sest me näeme nii palju iga päev, kuidas inimestel on samad mured või noh, ei tahaks öelda isegi mured, aga samad küsimused pigem. Ja siis mõtlesimegi, et arutleme sel teemal ja vaatame, kuhu tänane siis jutu vestmine viib. Minuga on täna minu isa Meemeluks, siis 30+ aastat ettevõtluskogemusega, sellepärast räägime ka niimoodi edust, et mis see siis täpsemalt on. Ja minu nii-öelda ka äripartner et teeme hästi palju selliseid projekte koos igapäevaselt ning hästi palju olnud mulle abiks minu ärkamise või üldse sellise enesearengu teekonnal. Nii et jah, aitäh sulle. No aitäh sulle, Karoliin, et tõesti, et kui see mõte sinu poolt tuli, et võiks teha koos, on ju, see on ju tore, kui tütar kutsub isa, et ütleb, kuule, et võiks ka midagi rääkida vahest, eks ole, et meil on omavahel olnud ju palju toredaid vestluseid ja sügavaid vestluseid inimeseks olemiseks ja üldse sellest, mis toimub. Ja tore on näha sind kõrvalt, et sa nagu kõnnid oma rada ja avastad seda teekonda, eks. Ja siis tegid sellise ettepaneku, nii et ma olen väga tänulik ja ma loodan, et tänane vestlus on meile kõigile, nii meile endile eelkõige, aga kõigile, kes seal ka teispool ekraani ääres on ja vaatavad-kuulavad, on selline midagi andev ja toitev. Just, aga ma arvan, et lähmegi kohe teema juurde, kuna neid on väga palju ja väga kasulikku infot on siin kokku pandud. Mul on ka veidi selline kava ees, et me saaksime kuskil fookuses olla, et me väga ära ei kaoks. Ja esiteks ongi siis, noh, esimene teema olekski, et mis see edu üldsegi on. Et eile me natuke ka arutlesime sellel teemal, et igal inimesel on ju oma vaatenurk, mis see edu täpsemalt on. Et iga päev inimesed otsivad aina, et saaks edukaks, aga keegi kas noh, kui palju on seda üldsegi mõtestanud lahti, et mis see edu nende jaoks nagu on. Et võib-olla mõne jaoks on see, et palju raha, aga sealt tuleb jälle see, et palju võib-olla siis on probleeme või palju kliente, siis ei ole jällegi aega, eks, et nagu mis see täpsemalt on, et äkki sa räägid ka oma mõtteid sellele. Noh, sa ju nimetasid tegelikult kõik ära ja mul polegi midagi rääkida. Et Sa jah, tahtsid kõigepealt ongi võib-olla see, et inimesed võiksid rohkem nagu mõtestada enda jaoks ära, et edu, et päriselt, et mis see on, et kas see on esimene koht kuskil, et kas ma võrdlen kellegiga. Aga kui sa hakkad juba võrdlema, siis selles sees on juba vägivaldne moment, eks ole, midagi ärategemine, selline võistlemine, selline nagu kuidas öelda, et eks ole, et meil on nagu 3 energiat maailmas. On niisugune neutraalne energia, siis on lammutav energia, siis on andev ja arendav energia, ütleme niimoodi suures järgus. Ja kui me räägime edukusest, siis edukus on ju sageli selline nagu võitluslik. Aga et midagi saavutada, sa pead ju midagi nagu lammutama või muutma. Iga lammutamine või muutmine on vägivaldne. Et nüüd on see, et kui palju ma tahan panustada millessegi, et saavutada mingi eesmärk. Aga me arvatavasti jõuame selle juurde, et kas peab üldse panustama ja kas peab üldse tegema midagi. Aga edu tõesti, et kas see on, et ma olen edukas ettevõtja. Ahah, mis see tähendab? Meil on siin ka, ma vaatan, mõned riigi poolt antud seal mingid tunnustused, edukas Eesti ettevõte, eks ole, seal mitmeid aastaid. Kas see on edu? Või on hoopis see edu, et ma olen hea isa? Või on see edu, et ma saavutasin spordis hea koha?
või et ma olen terve, ma paranesin sellest haigusest, ma olin edukas paranemisel näiteks ka. ja sageli inimesed ütlevad, et edu all, et ma tahan olla rikas. Mm. Et kas rikas on edukas? See on head küsimused. Kuidas sina arvad? Mm. mul on olnud eelmine aasta oli just väga selline õpetlik, et just mul on ju see ka samamoodi, et kõik ju Instagramis, sotsiaalmeedias näitavad, et kuidas saada edukaks mingi paari kuuga või midagi sellist, et nii palju videoid on selliseid iga päev aina rohkem. ja siis lähedki sellega kaasa ja siis sa nagu, mul juhtuski see, et ma kadusin ära, et ma ei tundnud nagu, ei näinudki enam seda või noh, ma ei tundnud neid tundeid, mis ma varem tundsin, ma tundsin, et ma olen ise kuidagi täiesti kaugel enda isiku pärast, ongi mul kadus see sisemine häälega nagu ühendus ära. ja sellepärast me täna ka nendel teemadel räägime, sest ma käisin selle teekonna eelmine aasta kõik läbi ja nüüd ma olen tagasi ja sellepärast mul ongi nii palju neid taipamisi ja kogemusi nüüd just tulnud. ja sellepärast ma nagu tunnengi, et see sisemine selgus ja selline kooskõla ongi tegelikult see edu, et sa nagu tead, kus sa oled, sa teed õiget asja, see on selline sisemine nagu rahu Ma arvan, teadmine. et see ongi see, et mis on tähtis, eks ole, jah, et mis on päriselt oluline, et me võime rääkida sellisest universumi üldistest seaduspärasustest või sellistest jumalikest printsiipidest ja asjadest, et mis see siis edu on või aga sa ise ju ütlesid ilusti ära, et sa jõudsid kohale, sa jõudsid iseendasse, oma hääle juurde, oma sisemiste taipamiste juurde ja et tulles, et kas see edu on see, et mul on sotsiaalmeedias platvormil 10 000 jälgijat või 40 000 jälgijat. pigem on see, et mis kvaliteeti see asi annab, mis selle asja loomisväärtus on, väärtusloome, et kas me loome selle eduga ka mingit väärtust juurde või see on lihtsalt selline tarbiv edu, eks ole, et ma olen kuulus, ma olen fame, ma toidan oma ego. või see, et ma olen teeniv, ma annan mingit uut kvaliteeti asjale. võib-olla mul on vähem jälgijaid, aga see on parem ja see on kvaliteetsem, see on sügavam, see on kõnetavam ja see on nagu siiras. ma arvan, et see on palju suurem edu kui lihtsalt 50 000 või 5 miljonit jälgijat, kes loovad mingit müra lihtsalt. just. aga ma arvan jah, et lähmegi siit teise teema juurde, sest me vaikselt hakkame juba neid sisse juhatama, et miks pingutamine üldsegi siis ei toimi enam. et meil on ju räägitud, et aina rohkem pingutame juba lasteaiast saadik on, et kui sa midagi tahad, sa pead pingutama. koolis me pingutame, et me oleks ju, saaks selle 5 kätte. et aina rohkem kogu aeg on igal pool pingutamine, pingutamine, sa pead tegema need asjad ära, et saada sinna. ehk siis inimestel on pandud nii pidev stress kogu aeg peale kus siis tulebki see närvisüsteem jälle läheb stressi, eks sealt hakkab tervis langema ja siis sealt hakkab see ratas keerlema, eks. et selline pidev pingutamine on meile nii-öelda sisse juba ehitatud või programmeeritud siis juba väiksest saati. et siis ongi, et kuidas sellest pingutamisest või kuidas üldsegi aru saada, et sa pingutad nagu põhimõtteliselt nagu, ma ei taha öelda mõttetult, aga selline pidev pingutamine nagu ära jätta, et pigem nagu voolata või niimoodi flow seisundis siis tegutseda. vähem on rohkem, jah. jah. no ma loodan, et ma ei ole olnud selline isa, kellest sa rääkisid, et muudkui pinguta ja tee ja et sa koolis viis ja minu mäletamist järgi ma üldse väga ei huvitunud, mis sul kooli hinded on, vaid pigem ma küsisin, kuidas sul läheb. mitte see, et mis hinded sa said. sest hinne on selline asi, vaata pingutuse juures, kui me räägime lapsepõlvest või kiitusest, see on selline õpitud abitus ka natukene ja see on hästi subjektiivne, see on ju vaata, et õpetajale, oi, sa meeldid õpetajale, ma annan sulle 5. aga see, kes on natukene teistmoodi vaatleja, tema saab 3, eks ole, sest ta ei oska nii soravalt võib-olla asju või midagi, aga ta on palju talendikam, tal on palju suurem väärtus. et see pingutamine või asjade saavutamine ilma pingutamata on väga hea teema. vaata, mulle tundub nii, et kui sa ei taipa seda, mille nimel või mis on, sa ei ole kohal, eks ole, ütleme siis niimoodi, et vaata, et selleks, et tulla kohale või midagi taibata, sa pead kohtuma endast millegi suurema või vägevamaga. et no näiteks toome sellise taipamise, et oled saunas ja lähed jääauku või lumehange esimest korda elus näiteks või oled seal
ja siis tuleb nii suur taipamine, sa ületasid midagi. sa annad mingi uue potentsiaali täiesti pingutusele, eks ole. et see oli pingutus, ma lähen mingist asjast läbi, mingist hirmust või takistusest läbi, aga ma lähen nautides seda, eks ole, ja pärast ma tulen veel suurema naudinguga ja tegelikult ma ei pingutanudki, ma lihtsalt olin selles olukorras. et kuidas nagu saavutada selline hea tunne kõike tehes, see ongi see, et sa oled kohal, sa ei valeta endale liiga palju, eks ole, ja sa oled valmis kohtuma tundmatuga. aga sa usaldad samal ajal kõike, mis on, ja sa ei sea ennast esiplaanile, enda egot, vaid sa isiksustud, eks ole, et sa oled mina, aga mina ei eksisteeri. samal ajal ma lohutan kõiki, et teil ei ole olemas, midagi ei ole olemas, et see kõik on nagu näiline. no kujuta kasvõi sellist asja ette kosmoloogiast, et mingi aatom hakkas mõtlema, eks ole, ma nüüd istun siin, ma olen mingi aatom, eks ole, 4,5 miljardit aastat juhtus midagi, mingi aatomid hakkasid äkki arenema ja kasvama ja see kõik see universum moodustuma, siin meie süsteem. ja siis äkki me siia tekkisime ja nüüd me juba räägime ja mõtleme mingist pingutamisest. et kuulge, et mis toimub, on ju. aga samas see ongi see, et kui sa nagu isiksustud ja oled sina, siis sul ei ole vaja enam pingutada, vaid siis toimub selline nagu rahunemine, nagu taipamine, et ma olen hoitud, ma olen kantud. ja mul ei olegi seda edu vaja, mida võib-olla minu vanemad arvasid, et on edukus, vaid mul on hoopis midagi muud vaja. sest mina väidan, et inimeste nagu võib-olla see põhieesmärk elus, noh muidugi on see loov selline areng, loov areng, taipamine, aga kuidas seda teha, on see, et kogu kehaline nautlemine, et sa nagu naudid kõike, ma ei räägi sellisest, ütleme sellisest seksuaale nautimisest, vaid ma räägingi sellisest nagu kogu kehalisest, et kõik, kui siin me praegu istume, siis me peaks seda nagu maksimaalselt nautima. kui ma töötan kassas kuskil poes, ma naudin seda. ma naudin arstina töötamist, ma naudin seda, mul on nagu kogu aeg selline õnnistunne. vaata, kui sa oled sellises nautimises, siis sa teed õiget asja. nii kui sul tekib takistus, sa enne ka, noh, kus ma aru saad sa sellest, et miks see on pingutus, on see, et sul tulevad takistused, sest looja annab sulle kogu aeg sellised asjad, et ta ütleb, midagi juhtus, midagi läks katki, mingi asi ebaõnnestus, mingid teemad juhtuvad, eks ole, haigus tuli ette, ta kogu aeg viskab sulle nagu nii-öelda väikeseid signaale, valgusfoor põleb kogu aeg, kollane, tähendab roheline, kollane, punane, see kogu aeg töötab sinu elus. ja no see, et kui sa oled flow's, et sa oled selles rohelises laines, sul on kogu aeg see voogamine, selline mõnus tunne, ma olen mina, ja ma olengi selline, sest see oled sina indiviid, või ütleme siis, sa oled selline ego vaba, et võimalikult vähe ego sisse panna, et sellist mina tahan olla, vaid ära taha midagi olla, lihtsalt ole. ja sa näed, kuidas see hakkab viima sind, viib sind kuhugi, sa oled sellises voos või voogamises. ja siis tekivad need taipamised. aga kui sa kogu aeg võtad peale uut asja, eks ole, see ütles, ma ei ole voogamist, ja tuleb kollane kaart, tuleb sulle. Keegi pritsis siin millegiga, tass läks peale, mis iganes juhtus, on ju. ja tekib takistus. sinu areng, see teekond on takistatud ja lõpuks saad punase. tuleb raskem haigus, murrad jalaluu, on ju. ma kellelegi ei soovita selliseid asju loomulikult, vaid ma ütlen, et vaata, see universum töötab sellise nagu naudingu põhimõttel, sest tema eesmärk on olla ehe, autentne, nagu täiesti nagu pingevaba nautlemine. Eks see vabadus valida, see on kõige tähtsam. Ma vabalt valin praegult kohalolu ja naudingu. Aga me otsime kogu pinget, me tahame kellelgi halvasti öelda, me tahame minu moodi teha asju. Ma tahan, et sa oled minu moodi, nii nagu mina tahan, sa võiksid kasvada selliseks tütreks. Aga mina ju ei tea, missuguseks sa tahad ise kasvada. Ja sellepärast ma olen lasknud sul kasvada. On vist nii. Ma ei ole väga surunud, et õpi see amet või käi nüüd ülikool. Nüüd sa pead, miks sa ei käi, kuidas sul inglise keel läheb? Eliitkooli pead saama. Ei ole vaja pingutada. Kõik juhtub, kõigil on oma missioon. Tuleb see üles leida, tuleb kõige tähtsam on lihtsalt olla vaba
armastada ja saada aru, et igal asjal on tegelikult lõpuks ikkagi mingi tagajärg. Ja siis võta vastutus ka. See on Kui sa nende tegid selle asja, siis vastutad ka selle eest, on ju. Ja see ongi see nagu see kogu keha nautlemine, et sa naudid igat protsessi, igat asja, mis sa teed, püüad olla nagu sellises heas voos. Selle vastutuse teemani me varsti jõuame ka. Aga ma tahtsin vahepeal mainida, et sa rääkisid sellest ka, et igalühel on selline oma ala. Seda ma olen hästi palju ka oma klientidelt näinud, et mõned ju noh, väikeettevõtjad samuti proovivad kuidagi ise turundust teha või ise sellist tõesti noh, kuna ettevõtja ju peab tegema kõike alguses üksi, vaata noh, nii-öelda peab. Tegelikult ju ongi see, et kui sa võtad omale tiimi või otsidki selliseid mõttekaaslaseid või keegi, kes aitab sul mingi teise väärtusega, ehk siis te loote nagu tiimi, et igaüks aitab oma nagu ala oskustega, ehk siis sinu ala näiteks kirjutamine, kellegi teise ala on rääkimine, ehk siis sa leiad inimesed, kes on nagu, moodustavad sellise ideaalse harmoonia kokku. Ehk siis igaüks teeb oma ala, sellepärast ma olen ka oma klientidele öelnud, et minu töö on turundust teha, sina tee oma tööd ja nii põhimõtteliselt tulevadki väga head tulemused, sest me oleme nagu omas väärtuses ja me täiustame üksteist niimoodi. Ehk siis, kui keegi teine, näiteks mu klient ütlebki, et okei, ma hakkan nüüd ise tegema, siis kohe on näha, kuidas see langeb, sest tema ala ei ole tegelikult turundus näiteks. Aga ta just pingutab seda teha, sest noh, peab ju kuidagi hakkama saama. Küsimus on, missuguste varjudega need inimesed nagu võitlevad sel hetkel, eks ole, et sa tuled oma hingehaavadega, oma varjudega, oma arhetüüpsete probleemidega, eks ole, sisse sinna, siis mõtled, et ma pean selle turundajale maksma, eks ole. Siis tekivad hirmud, aga see ongi alateadvuse puuduse energia on juba sees tegelikult, siis sa ei saagi edukaks, kui sa kogu aeg kardad raha pärast. Kogu aeg kardad, vaadake rikkaid ettevõtjaid, kui palju, mõned on pankrottides on, mõned on 10 aastat kerjused olnud ja siis nad on miljardärid. Sest juhtus üks otsus, on ju. Aga tulles selle juurde, vaata, just ongi see networking, eks ole, et selline võrgustik, et ma näen pigem sellist kaasajast, sellist holistilises maailmas, ärimaailmas samuti, et meil on sageli on selline hierarhia, et on mingi omanik, kes on struktuurid ja siis on selline alluvus ja kõik, need ei tööta enam. Need ärimudelid enam ei tööta. Miks on noortel probleemid enda leidmisega, oma äride tegemisega, sest minusugused vanad dinosaurused, eks ole, ärimehed, igasugused tüübid, ettevõtjad, sõbrad, tuttavad, me ei ole loonud noortele võimalust või selliseid positsioone, et noored saaksid avaneda. Nad saaksid oma potentsiaali maksimaalselt avada. Ja siis otsitakse samu mustreid, et otsul peab olema turundusfirma, siis peab olema see writer ja see tükk. Ei ole vaja, see tekib iseenesest, need kontaktid tekivad iseenesest, et universum on nii seatud, et kui sul on see hea mõte ja see on kandev idee ja see on sellel hetkel, noh, kuidas öelda, vajalik, siis sinu süsteemi hakkavad ise tekkima mingid kontaktid ja inimesed ja koostöö ja kõik on nagu selline väärtust, et jagame üksteisega midagi. Et sul ei ole vaja üldse tegelikult kedagi. See on selline jälle õpitud abitus, et mul peab olema firma, mul peab olema see, teine, viies. Need on struktuurid, need on sisse antud mustrid. Ja siis inimestel on pinge, ma pean tegema mingi asja, ma pean selles mustri järgi olema. Kui ma selles mustris ei ole, ma ei ole edukas või ma ei saavuta. Saavutate küll, ole lihtsalt sina ja sulle tulevad kas tööpakkumised, kui sa ei taha olla ettevõtja. Kõik ei sobi ettevõtjaks, ei peagi olema ettevõtjad. Ja see on jumala okei. Aga sa võid olla tohutult hea sõnasepp, ütleja, esineja ja sul hakkab tulema. Aga sa täna ei suuda seda ise välja mõelda, sest plaan on. Sa oled plaani unustanud. Et miks sa tulid, mis sa tahad saada siit ilmast, on ju? Mida sa tahad kogeda? Ja, aga siis tuleb see ego mängu, et ma tahan olla kõige parem, edukas turundaja või ma tahan olla miljonär. Ma tahan sõita punase Ferrariga, on ju. Mul peab selleks olema need väärtused, on ju, mingid asjad. Ja siis on sul süda haige, mingid teemad hakkab pihta. Et kõik ikkagi jõuab tagasi sinna algusesse, et ole lihtsalt lõdvalt, on ju. Lõdvestu, naudi, vaata, kuhu sa lähed. Ja asjad hakkab tekkima. Aga kuna inimesed ei usalda lõpuni, siis nad tulevad sinna plaani, segavad ja siis pannakse sulle kaart ja siis sa käidki niimoodi sinka-vonka, aru ka ei saa, miks raha ei ole, miks edu ei ole, miks seda ei ole, teist, kus mu jälgijad on. Ära muretse oma jälgijate pärast. Kui sa räägid autentset asja südamest, teed asja, eks
sest sisemise taipamise kaudu, selle tõelise autentse mina kaudu, selle aristokraatse, väärika mina kaudu, hinnanguid andmata loomulikult sel juures, aga sa nagu oled selles täielikus kaifis, naudingus, siis kõik tulevad. Kõik tulevad. Mul on ju, kuule, eraettevõtte kogemust juba 80ndatest aastatest on ju, lõpust. Ma ei taha nimetada, kui palju aastaid see siis on, ma matemaatikaks olen. Ei taha endale avalikult häbi teha, aga ja oma vanust nagu avaldada, eks ole, aga see on päris pikk aeg, kui ma olen olnud mingisuguste ettevõtetega seotud, teinud, mida kõike ma ei ole näinud selle tee peal, aga kõige suurem õpe on see, et edukad on need ka rahvusvaheliselt ja need, kes lihtsalt on, nad on head inimesed, nad teevad naudinguga, nad on selles voos ja sealt tulebki see kõik see mina ja see heaolu ja kõik see, millest me siin täna räägime. Ma tahaks vahepeal tuua ka selle märkidest hakkasid natuke rääkima, et tulevad need haigused, kollane ja punane kaart, eks. Hästi palju ka aitab selline kohalolu, aga see, et sa märkad ka neid märke ja sa analüüsid ka neid, see aitas mind ka hästi palju. Ja näiteks oligi, ma ei tea, 3 korda kukkus järjest mingi telefon maha lihtsalt. Ja siis ma mõtlengi, et okei, mida see mulle võib näidata. No muidugi ei tasu üle mõelda, et nüüd hakkab see juhtuma, et see, noh, kindlasti mitte. Aga lihtsalt niimoodi veidi võtta aeg maha, korra selline stopp, et okei, mis juhtub, mis praegu võib valesti olla. Või et veidi niimoodi analüüsida, mis nagu siis toimub või noh, eneseanalüüse ka muidugi teha vahepeal. Aga jah, sinna ei tasu muidugi väga ära kaupuda, et vahepeal juhtub ka seda. Ja vahest tuleb lihtsalt kulgeda, Ja. et kõik ei ole alati tähendusega, aga mõnedest tähendustest me saame aru alles võib-olla 10-20 aasta pärast, 25 aasta pärast, siis juhtub järgmine samm. Ja. Ja siis läheb veel 10 aastat ja siis sa saad aru, see 20 aastat tagasi sündmus juhtus sellepärast, et täna oleks see asi. See on selline sündmuste jada, see kõik on omavahel seotud ja arvestage, et aega ei eksisteeri. Aega üldse ei eksisteeri. See on selline momentum ainult. Need on selliste pidevate momentide jada on lihtsalt. Ja iga moment me võime midagi ära otsustada ja muuta. Te võite igal hetkel teha otsuse ja need märgid kõnetavad kogu aeg. Ütleme, Pärsia traditsioonides on see selline nagu kvarna moment või tawil näiteks, eks ole, tawil. Ja kvarna, see on see, et kui sellist avatud südameolekus või selline keha, te ju kõik olete tundnud mingit momenti, kui midagi on nagu ärev. Mingi ärevus on, aga ma ei saa veel aru, miks ma ärev olen. Ja siis mingi aja jooksul, suhteliselt lühikese perioodi jooksul, pluss miinus mõne päeva jooksul, midagi juhtub. Te saite märgi. Tegelikult see ärevus tuli enne, see tunne tuli enne sisse. Ma tundsin mingit lugu, aga mulle veel ei avaldatud seda, aga ärevus tekkis. Ja siis ühel hetkel tuleb see kaart, roheline, kollane, punane. Sa said teada, miks sa olid ärev, aga neid sõnumeid tuleb kogu aeg. Nüüd tuleb see, et küsimus, et kas te olete kohal, kui sõnum saabub. See tawil moment, et nüüd käis till-till, sõnum tuli, aga me kogu aeg muliseme, me teeme midagi, me ei pane tähele midagi, me ei ole kohal. Ehk vaikuses tulevad sõnumid. Kehakeelt peab kuulama. Kui kehas on pinge, siis on nüüd mingi küsimus, et midagi on toimumas. Suures plaanis tuleb mingisugune mingi muutus. Ärge kartke, tuleb edasi minna. Ja vaadata lihtsalt, et okei, juhtus selline asi, juhtus halb asi. Proovi sellest siis üle saada, ütle, et okei, see oli märk, see oli mulle punane kaart või kollane kaart, et ma kunagi midagi tegin sellist, nüüd oli see põhjus tagajärg jõudis minuni. Minu mingisuguse eelneva, võib-olla aastaid 2-5 tagasi sündmus, otsus, sõna, mõte jõudis praegult universumist nii-öelda minuni, ma sain nüüd selle kõlli. Ehk märgid on kogu aeg õhus, aga lihtsalt võtke aega märgata märke. Inimesed sageli tormavad kuhugi. Kiire, nad elavad mingis kanalis, eks ole, kanal 2 kell 7 on ju, kanal 3 kell see, ETV kell 9, siis on see, nad on kogu aeg tuubis ja nad ei märka midagi, nad ei võta aega iseendale. Aga siin ongi see, et mis see edukus on. Edukus on see, et ja heaolu on siis, kui sa iseennast märkad ju.
ja sul on hea. aga mitte see, et mingilt kanali reiting on kõrge, et tal on vaatajaid nii palju. aga sind ei ole kohal, kui sõnum tuli ja siis sa imestad, miks mul on sellised asjad juhtunud elus. just, ma olen ka viimasel ajal klientidega praktiseerinud sellist kõhutundeturundust see on absoluutselt kõhutunne, kui sul on nagu hea tunne, nagu nii mõnus olla, onju, sa oled õigel teel ja kogu aeg tuleb sõnumeid, kuulake oma kehakeelt, sest siit tuleb kõigepealt, ajus ei ole informatsiooni, et inimesed sageli eksivad, mõtlevad, et oi, ma siis õpin ja loen ja mul on tohutud, onju. ei ole päris informatsioon ja see on tarkus, ma olen nõus, onju, ma olen ka palju lugenud ja käinud ülikoolides ja mida kõike õppinud ja noh, eks ole, aja jooksul jõuab palju. aga kokkuvõttes on see, et absoluutne tarkus tuleb, mulle meeldib abikaasa, ma ei tea, kas ta meid vaatab või mitte, eks ole, mind ta on nii palju kuulanud, aga meeldib see, et see ehe tarkus, vaata, see ei ole see õpiku tarkus, raamat, vaid see tuleb sellisest naiselikust, sellisest nagu taipamisest ja ta ütleb sulle, Pamaki, kust see tuli? Halloo. ja see tuleb nii täpselt, õigel ajal, õiges doseeringus, õiget moodi ja siis on minu küsimus nüüd see ära seedida, et kas oli selline reaktsioon või see, et mis see oli, eks ole, kas ma nüüd, ahaa, ta pani mulle põmaki praegult, on ju, mingi ego sai nagu pihta, või oli see, et on ju, et ongi see, et kas ma taipan, mida tegelikult öeldi. ja see taipamine tuleb ainult tegelikult keha kaudu ja siis ajusse jõuab ta lihtsalt keemilise tormina ja siis kusagilt siit üks keemiline süsteem avab mulle selle faili, eks ole, kuskilt siit prefrontaalkorteksist, eks ole, ärge neid asju meelde jätke, ma siin ladina keeles räägin, aga põhimõtteliselt ajus toimub siis lihtsalt mingi selline kogemuslik salvestusruumi nagu taasavamine ja see on kogu aeg ümber kirjutatav, mis on kõige ägedam, et sul oli see kogemus ja sa kannad seda kogemust, keegi ütleb, see käivitab sust reaktsiooni ja siis see töödeldud info toob sulle mingit pildi ja nüüd sa käitud lollilt või targalt, on ju, et see märgid tegelikult on lihtsalt neurobiokeemilised sellised väikesed mikromolekulid, seda ei eksisteeri. tunne ja siis tuleb alles mõte ja sõna ja kõik, aga tehke pause, kuulamise pause. just, ja siis see igapäevane see autosõitmisega raadioga näiteks, ma ei ole kuskil aasta aega raadiot kuulanud autos sõites. nii hea mõnus vaikus on ja tulevadki just siis need taipamised, sest noh, ajul on nii-öelda nagu igav ja siis ta hakkabki okei, võtame siis infot kuskilt mujalt. et siis sa oled nagu avatud sellisele infoallikale ka rohkem. et rohkem sellist nagu müra vähendamist teha, et telekat ma ei ole ka, ma arvan, mingi 3-5 aastat kuskilt sealkandis vaadanud. et ongi noh, muidugi vahepeal tekib igav, aga siis just tulevadki sellised mõtted esile, et no mida nüüd teha, et võiks sellise asja teha ja siis sealt tulebki hea asi välja, et niimoodi. aga jah, räägikski sellest autentsusest ja identiteedist, sul vahepeal tuli selline hea sõna, see autentne aristokraat, eks ole, noh, kuninglik, ei, me ei räägi vertikaalhierarhiast, me räägime sisemisest aristokraatiast, sellisest väärikust, eneseväärikust, et inimesed, kallid, kes te kuulate, vaatate, te olete kõik väga väärikad ja väga tähtsad ja väga olulised inimesed. Igaüks siin meie ühtses ruumis, me oleme kõik tegelikult üks tervik. Noh, ma ei tea, kas tohib rääkida ilmselt teemasid palju, eks ole, aga siin on võib-olla materialistlikumad inimesed ka rohkem, aga on see, et aru saada, et ma olen vaimne aristokraat. See tähendab, et ma olen väärikas, ma väärtustan iseennast, on ju. Ma käitun aristokraatlikult, mitte üleolevalt. Ennast, see ei ole alandamine, vaid see on madaldamine. Aristokraatne on madaldamine, enda madaldamine. see teenimine siis. Sa madaldad ennast ja teenid teisi. Mitte ei saa ennast ette. Sa oled aristokraatlik, sa oled väärikas, sul on sisemine selline rahu, sest sa tead, et sa teed enda asja. Sa oled hoitud, armastatud, kaitstud. Kõik asjad on sinu poolt, kui sa oled kooskõlas oma sellise harmoonilise olemisega ja oma algolemusega.
ehk jumaliku sellise absoluudiga, on ju. Mhm. ja seal ei anta hinnanguid, seal ei ole midagi, sa oled kogu aeg armastatud, sest üks selline jumalik seadus on armastuse seadus, on ju. kõik on armastatud, ükskõik, mis sa oled, sa oled vaba, vastutad ja kõik nii edasi, aga sa oled ka armastatud. Te olete kõik armastatud ja siis sa võid olla väärikas selles, aristokraatne. aga nii kui sa hakkad ennast madaldama või ülendama, ma olen pomo, ma olen kõva mees on ju, või ma olen jälle tark, eks ole, mul on see papa. kohe saad teemad sisse elus, kohe hakkab midagi viltu vedama, kohe on mingid lood on ju. võitlusväli tekib, võitlusväli tekib, ennast tähtsamaks seada. kohe saad vastujõu. see on lihtsalt energia jäävuse seadused ja muud, eks ole, mis on meile ümber. nii lihtsalt on. alati on samaväärne vastujõud. et kõik see on selline pidev tasakaalu otsimine, aga see jah, see enda väärtus, et te olete kõik väärt, te olete kõik väärt, me oleme kõik samaväärsed. me oleme kõik samaväärsed, ei ole, et keegi on rohkem väärt, ei ole, me oleme kõik inimesed siis ütleme sellise universumi seaduste järgi, me oleme kõik võrdsed, kõik oleme võrdsed. ja sellepärast kaasaegne ärimaailm ja kapitalism ja sotsialism ja mis iganes majandusmudel ei saa kunagi olla lõpuni võidukad, sest nad lähtuvad hierarhiatest sageli. aga kui nad lähtuksid võrdsusest, siis oleks kõik inimesed oma potentsiaali maksimaalselt avaldavad ja kõigil oleks kõike külluses. ja meil ei oleks mingit ressursipuudust, sest põhibakter ja viirus siin maa peal on inimene ise, kes seda kõike lolliks keerab ja segamini ajab. et mis teil viga on? Te peaks nagu targad olema juba, on ju, aga ei suuda olla väärikad ja väärtustada kõiki inimesi. ja ma arvan, seal tuleb ka see, mis mul siin kirjas on, et paljud teevad küll selliseid õigeid asju ja selliseid kasvõi mingi strateegiaid, mis neile ongi koolist saati kuskil õpikutest õpetatud, et nii tuleb teha, siis sa saad ka selle, aga kunagi võib-olla tema teema on hoopis midagi muud teha. ehk siis tal ongi sees tunne, et okei, aga äkki ma tegelikult tahaks hoopis seda teha või kui ma teeksin ka seda, siis mul oleks palju parem tunne, aga ta ikkagi on seal mugavustsoonis nii sees, et ta ei julgegi välja minna sealt, sest siis tekib ju selline ebakindlus, ta ei tea, kas ta saab hakkama, sellised piiravad uskumused jälle, teistega võrdlemine, et et vaata, tal läheb nii hästi, ta teeb sellist tööd, äkki ma peaks ka seda tööd tegema, aga see ei ole jällegi võib-olla tema teema, eks. et sellised maskid jällegi muidugi, et ärevus ja depressioon, ravimid, arstid, pole psühhiaatreid piisavalt tänapäeval, eks ole, räägitakse, psühhiaatreid ei ole. okei, tahate psühhiaatrit, tulge kohale ja kõige lihtsam, minge loodusesse jalutama. loodus on parim psühhiaater, võta puust kinni, räägi puuga, okei, puu kallistaja, ta hakkab pihta, eks ole, aga tegelikult ka, et maanda ennast ära, on ju, mine paljajalu maa peale, on ju, lase see maandus, pikk lööb, eks ole, taevast. meil on antennid üleval, piksevardad, on ju, see maandatakse, meil on elektrisüsteemid on maandatud, aga me oleme ju elektrisüsteem, meie sees on ju, nagu ma ütlesin, aatomid, eks ole, mingid rakud, asjad, see kõik elektriliselt lahendud ka, on ju, me oleme kõik energiat, me oleme siis eeter väljas, me oleme elektri ja energia kogumid ja vahest tekib siia ju nii palju seda pinget, pinge tekib, eks ole, see, millest sa rääkisid, on pinge ju. nüüd mine ja lase see lihtsalt paljajalu maa peal. maanda ära. aga ära maanda seda alkoholiga, narkootikumidega, mingit pseudoasjadega, vaid mine maanda ära, mine loodusesse. võta pinge maha. leia ühendus iseendaga. ongi. jah, aga kuidas sa sellist autentsust leiaksid, näiteks kui inimesel ongi nii palju neid kihte juba peal, et ongi nii palju koolitusi õppinud, nagu ikka kõik aina koolitame, jäämegi koolitama ennast ja siis jällegi lähme aina kaugemale sellest enda pärisolekust. aga kuidas see autentsus uuesti siis üles leida? vaata, see on, ütleme, selline Jungi varjutöö küsimus on ju, et sageli, et kuidas siis varjudega töötada ja kuidas hingehaavadega töötada. väga erinevalt. sa võid ju seda ise teha. sa võid mõne kaaslasega seda teha, kes on midagi kogenud või taipab midagi. oleneb ju ka, kui sügavale sa oled kukkunud selles küsimuses praegult, endast kaugemale. kui kaugel sa oled iseendast, on ju.
et kui sa oled väga kaugel juba iseennast, siis sul on kindlasti välist abi vaja arvatavasti. aga kui sa oled selle endal lähemal, siis sa võib-olla saad ise mõned asjad ära teha ja esimene asi on lihtsalt see, et otsustad ära. teha sisemine otsus, et mina otsustan nüüd midagi ei muuta ja väikeste rituaalidega hakata muutma, väikesed rituaalid. ma ärkan iga päev enam-vähem samal ajal, pluss-miinus, aga ma ärkan. ma ei jää unelema, mõtlema sealt depressiivselt midagi või heietama. ma otsustan ära, et ma ärkan. või ma tulen enam-vähem sel ajal koju ja lähen magama sel ajal. väikesed rituaalid, ma käin iga päev jalutamas. kas või 5 minutit. ma kogu aeg mingi väike rituaal, mis mind muudab natukene iseendaks, tasahaaval on ju. muuda kõik rituaaliks. näiteks suitsetamine, ma olen inimestele öelnud, et ma jätan suitsetamise maha, uus aasta ma ja siis paneb edasi nagu korsten, tuleb haiglast välja, arstid ütlevad, ela tervislikult, ära rohkem suitseta, sul oli kopsu mingi teema. ta läheb haigla uksest välja ja hakkab pihta, eks ole. pakk päevas rohkem. ma ütlen, et kuule, aga proovi muuta suitsetamine või oma pahe rituaaliks, pühaks tegevuseks. ja pane tähele, et sa ei vaja enam seda nii palju. pühadus ei vaja nii palju. sa ei pea kummardama enam, vaid see pühadus jõuab sinuni ja sa hakkad tervenema. ehk see tervenemise protsess, et kui sa oled endast väga kaugel, kaasa kedagi, kes on selle tee läbinud või on kogemusnõustaja või coach või vaata selliseid podcast'e ja ära karda, proovi nagu saavutada endas selline mingi vägi, aga samm-sammult on ju, tasapisi hakka tegema. aga võib-olla tuleb teha järsku muudatus, igalühel on oma lugu, me ei tea seda. et ma ei saa anda siin retsepti, et see on ikkagi see, et tunne iseennast, et ära üldse kaugene ennast. aga kui sul on juba märgid, et mulle ei meeldi need asjad enam, mis mul vanasti meeldisid, mis on tegelikult head asjad, näiteks, eks ole, et liikumine, sõpradega olemine, mingisugused teemad, mis ma ei taha enam üldse, on ju. see näitab, et sa hakkad kalduma sellise natuke juba depressiooni. märka seda varem ja hakka varem endaga tegelema. on kergem. Ja selle kihi võib tekitada ka meie tänapäevane abiline, see ai kindlasti, eks, et ja selline loomevaesus eriti tuleb sealt, just eile rääkisime ka. aga see me anname vastutuse ära, ai on puhtalt vastutuse äraandmine ja ta kiirendab, ta on väga hea tööriist. ma arvan, et enamus inimesi kasutab täna ai-d, aga lihtsalt sellest ei saa kinni jääda. et osad lähevad juba sinna, jäävad kinni, see ongi selline adrenaliinilaks, selline dopamiinide küsimus ja asjad, ma pean ergutit saama, ma pean mingit reward'i saama, ma pean mingit auhinda saama, on ju, ma pean kogu aeg, keegi like'is, oi kui äge, ma olen edukas, keegi like'is mu postitust või keegi see, kogu aeg on ärevus, on ju, et rahunege maha, maailm läheb edasi niikuinii, on ju. Tema peab võib-olla vahepeal isegi sellist ai pause tegema, et oledki nagu tuled tagasi endasse. väga tervislik. et mis on minu selline päris sõnum, mis minu nagu looming on, et nagu, et sa looksid ise, et ai on pigem selline nagu tööriist, mis sa näiteks kiirendad. no kiirendi. jah, ma kiirendus. nimetan teda kiirendiks, sest sa leiad teatud infot, seal on küll muidugi ka selektiivne see asi, et ta ei anna sulle täit vastust, ta annab seda, ta peab sulle meeldima, talle on antud ülesanne, ta peab sulle meeldima. on ju, et ai-ga töötamine on selline paras lõks, aga ta kindlasti kiirendab, ta lihtsustab, et kui sa oskad temaga töötada, ta on hea, aga ta ei asenda inimese olemust, inimese mõtlemisvõimet, ta ei ole võimekas aparaat, loovust, noh, kõik asjad, eks ole. proovisin temaga jõululuuletusi teha, no sealt ei tulnud midagi välja. no siis sa jäädki luuletama. jah, et kiiremini saab tegelikult ise teha vahepeal, et tasubki jah, selline veidi teadlikumalt läheneda siis, et kuidas ma saaksin teda nagu, noh, mitte et ta ei oleks minu juht, vaid rohkem ongi tööriist siis. ta on sinu abiline. võta, suhtle temaga kui abilisega, mitte kui tõeallikaga. jah. et aga kuidas sa soovitaksid, et sellest ai ja süsteemide näiteks, kui keegi ongi nii augus seal, et ongi kasvõi ai on tema kui terapeut juba või parim sõber, et kuidas ta nüüd ilma selleta hakkama saaks või kuidas sealt august välja tulla siis? küsi talt adekvaatseid küsimusi. nagu näiteks? ma ei tea, noh, või küsi, et mida sa soovitad, et ma ai sõltuvusest vabaneksin.
kuidas ma saaksin sinust lahti? Mhm. ja siis ta ütleb sulle, oi, et see on nii hea küsimus ja väga kasulik küsimus ja see on kindlasti väga tähtis ja ma olen sulle siiralt abiks siin, toetan, aitan sind ja vaata, aga ta annab sulle ka retsepti ja ütlebki, et võib-olla proovi nüüd vähem mind kasutada või ma ei tea, ma ei ole proovinud, võiks ju praegu proovida, et jah, mis see on, aga ma arvan, et tal on ikkagi ka mingisugune teadmine olemas seal sees, eks ole. ja ta ju ka kogu aeg õpib juurde, see on ju ka masinõpe, eks selle selline mingi intelligents, kes ise genereerib mingeid teadmisi liiga palju, vaid ta ikkagi pigem õpib mingitest asjadest ja siis järjest nagu areneb selle kaudu. ma ei ole selle ala spetsialist, aga ma umbes niimoodi aru saanud. ja seal ongi, et kui sul on mingi sõltuvus, siis vaata sellele sõltuvusele nagu ausalt otsa. ükskõik, mis sõltuvus see on ju. alkoholisõltuvus, seksisõltuvus, ai sõltuvus, Facebooki sõltuvus, teleka sõltuvus. vaata otsa, et mille eest sa põgened. mille eest sa põgened ja proovi seda nagu taibata. noh, ja siis jõuamegi selle juurde, kuidas siis endaga see või noh, sisemise häälega siis ühendust leida ja enda loovusega. et paljud ju küsivad seda, aga äkki peaks enne küsima, et miks üldse ei kuule seda enam. et mis juhtus, et kuhu mu hääl, mis siis juhtus, et ma enam ei kuule oma sisemist häält ja kuidas see üldse ära kadus. no aga mis sa ise arvad? no ma arvan, mul oligi see, et ma jäingi sinna koolituste ringi. ma arvan, ma käisin kuskil 2-3 aastat järjest ainult koolitustel, jälle tuli mingi uus koolitus, okei, noh, põnev teema, lähen sinna ja siis seal ma hakkasin ka ammutama teiste mõtteid ja teiste taktikaid, neid hakkasin ka siis rakendama. ikka midagi ei töötanud, sest oligi see, et minu rada oli hoopis mingi teine rada. ja nüüd, kui ma tegin täiesti nulliks, ma ei ole põhimõtteliselt, ma olen pool aastat ühelgi koolitusel käinud, noh, lihtsalt on niimoodi kõrvalkuulajana käinud, et kuidagi pigem seda praktilist poolt vaadata, et ise midagi taolist hakata tegema. aga jah, pigem ongi see, et ma ei kuula väga teiste mõtteid, raamatuid loen ka väga selliselt selektiivselt, et ma kohe ei ammuta, vaid mul on selline kriitiline nagu mõtlemine. et ma nagu mõtlen, et kas see nagu ühtib minuga või kas see on nagu kooskõlas minu selle sõnumi, missiooniga. ja siis ma nagu vaatan, et mis minu vaatenurk sellele on, mitte nüüd okei, nüüd tema ütles nii, nüüd on see tõde. et niimoodi nagu ka ei saa. et siin on mõned mõtted tulid, kui sa nüüd rääkisid, oli see, et üks asi on vastutusest loobumine. jah. et üks püha seaduseid on ju see, et lisaks vabadusele on sul ka vastutus. me rääkisime sellest lühidalt varem. ja kui sa loobud vastutusest oma arengu ees, oma mingitest asjadest, siis sa lähed sellesse nii-öelda sellesse varjude maailma. on ju see, et keegi teab rohkem, autoriteedid, mingid story'd võtavad üle, on ju. ja teine on õpitud abitus. õpitud abitus, see on see, et tema teab, tema käsu järgi ma teen, ülemus on targem, seal ma alati küsin, et kuidas ma pean seda ikka täpselt lahendama, sest ülemused on ka ju natuke nagu nad on ju, et kui sa või õpetajad, kui sa täpselt sõna-sõnalt minu seda teooriat ei tea või teoreemi või ma ei tea, mingit asja on ju, vot siis saad kahe on ju. ja see ongi see, et sa programmeeritakse sulle sisse, et ma ei ole piisav, ma ei ole tark, eks ole, mul on õpitud abitus, ma pean iga asja kohta küsima, kuidas ma seda lahendan, kas nii on ilus, kas nii on hea, kas see on see, on ju. et tegelikult ühiskond sageli toodab selliseid tüüpe ja kõik loobuvad vastutusest selle asemel, et anda vastutus ja võimaldada loovust. Aga inimesed on täna juba nii ära kodeeritud, et kui sa võimaldad näiteks tööandjana, eks ole, mul on olnud ka sadu inimesi palgal, see, et olge loovad, tehke midagi. Siis on niimoodi, et keegi ei tahagi luua midagi, sest nad ootavadki sinult, et ütle sina, mis me tegema peame. aga sageli juhid tahavad, et nad võtavad vaata töötajaid ju avansi korras, nagu ettemaksu korras, ma ei tea, kas sa oled loov või ei ole, on ju. see hakkab tulema sellest, et kui palju vaeva minul kui tööandjal, näiteks kui sa oled ise tööandja, võtame selle vana hierarhilise mudeli, eks ole, et keegi on omanik ja siis on juhatus ja siis on mingid osakonnajuhid ja projektijuhid, kõik on juhid, on ju, pooljuhid ja täisjuhid ja nii edasi juhid, on ju. siis noh, mina tahaks, et inimesed oleks loovad ja tooksid uut väärtust, uut teadmist, mingeid uusi asju, uusi ideid firmasse, arendaksid midagi.
siis valdav osa inimesi on ikkagi see, et kuule, öelge, kuidas ma tegema pean. ja nad ei tahagi loovad olla, nad ei julge olla enam, nad on kaotanud oma sisemuse väär, selle aristokraatse väärikuse, selle mina olen, mitte ülbe, vaid selline madaldatud noh, selline nagu võrdne, eks ole, ja see ülemus on ka üleval, eks ole, pomo, siis ei tekigi nagu sellist sünergiat, on ju, et kõik on kogu aeg surutud kuskile, selle ärevuse foonis elavad, sest ta ei saagi enda seda momentumit kuulata, on ju. Et see on õpitud abitus ja vastutuse äraandmine. ja ma arvan ka see ausus iseendaga, et sa jääd endale kindlaks, et see on minu tee või noh, ma tahan sellist asja teha, siis tee ka seda. et mitte, et ma ei tea, keegi ütles, et see on sinu tee või sa oskad ise paremini. just millalgi päeval rääkisime ka sellest aususest iseendaga. Valetamine on ju väga levinud Ja. teema, eks ole, et see, millest sa räägid, on ju valetamine. Eks, et me oleme valetamise supermeistrid, kõik on suured valetajad. kõik inimesed valetavad kogu aeg, iseendale valetavad, mikrovaled, iseendale, partnerile, mida iganes, kogu aeg me natuke nagu valetame. aga kui prooviks nüüd hoopis niimoodi, et hakkame nagu ausalt suhtlema, ütleme tõe otse välja, küsimus on, et kas vastast või see inimene, kellega suheldakse, on valmis tõde kuulama. sest sa saad olla ju tegelikult aus ka viisakalt ja väärikalt, mitte solvates. on ju, sa ei ütle teisele halvasti, aga see on juba see, et sa ei tunne halvasti ja sa ei mõtle halvasti, siis sa ka ei ütle ju halvasti, on ju. et kus see hea tunne on ju, kas sa armastad, kas sul on leppivust, eks ole, see vabadus. armastus algab vabadusest, on ju. et kui sul on nagu vabadus armastada, siis sul ei tekigi seda, et sa ütled teisele halvasti, vaid sa kuulad, eks ole, sa oled nagu kohal. sa räägid tõde. eks ole, et üks on see, et on ju, sa ei ütle halvasti, et sa ei loo midagi halba, vaid sa räägid nagu asjad on. kui üldse vaja rääkida. on ju, aga vaikimine on ka valetamine. jah, no tavaliselt öeldakse, vaikimine on nõusolek ka vaata iseenesest. aga see on valetamine, et see on nagu, sa tõid hea pointi, ma just mõtlesin jälle, ma olen kirjutanud sellest ka, aga see, et vaidluses selgub tõde. ei selgu vaidluses, keegi kaotab alati. seal on see agressiivsuse moment, seal ei ole neutraalsusjõud, vaid seal on ehitav ja lammutav jõud kogu aeg põrkuvad, eks ole. ja selle tõttu ei suudeta tegelikult tõde välja tuua, vaid keegi annab alla. keegi jääb peale, suurema jõud jääb peale. ma vaidlesin, ei ole vaja vaielda, võime väidelda, võime arutada ja püüame leida ühisosa. just, räägiks ka sellest vastutusest veidi põhjalikumalt, et lihtne on ju süüdistada vaata teisi, no ühiskonda öeldakse, et no ühiskond nii praegu ei olegi, majanduslangus on, ei saagi hästi minna, vaata. et ongi, pannakse see vastutus jällegi mujale, et ma ei saa kontrollida seda või ongi, riigil on halb aeg praegu, siis mul on ka halb aeg või et aga vastutus on ju tegelikult meie enda kontrollida või noh, meie kontrollime oma elu, ehk siis me vastutame ka enda elu sellise olu eest ja me lepime ka tihti sellise eluga, nagu meil on. ütleme, et no mul on selline elu, mis teha et see on selline hea eestlaslik lause, aga et ongi, kuidas võtta vastutus sellist pingevabalt, sest inimestele tundub, et vastutus on selline hästi selline, kuidas ongi pingeline sõna, et kuidas sellist nagu rahulikku vastutust siis nagu omada. et nagu kuidas inimestele tutvustada seda nagu heaga, et see on selline naturaalne vajalik asi, et mitte jällegi lisapinget tekitada. mitu asja, üks on jälle seesama see kohalolu ja asjadest arusaamine, kas mina saan üldse midagi muuta, kas minu mingisugune asi üldse on vajalik, et kas ma saan midagi muuta, no ilm on halb. kas ma saan midagi teha, no väga palju ei saa, on ju. et mis sa siis muretsed selle üle või õiendad või kritiseerid või räägid või asjad, ole vait. ehk vaikuse moment, vot seesama, et vastutus on ka vaikuse moment, et võta aega, vaata, analüüsi on ju rahulikult seda asja, on ju, ole kohal, jälgi, mis toimub, ära reageeri igale asjale, vähem reaktsioone, on ju, on rahulikum. et sa ei pea kogu aeg tormi mingis klaasis tekitama, on ju, kogu aeg mingit lugu panema,
vaid võid võtta rahulikult, vaadelda asja, vaatle, võta rahulikult, on ju, ole kohal. Kui sa midagi kui sa ei suuda seda muuta, siis vaata, see muutumine või selle olukorra muutmine käib ju, kuna me oleme kõik eetris, me oleme kõik ühendatud, kogu aeg oleme ühendatud, sa oled viimastel aegadel näinud väga palju, kuidas mõte loob. ei pea Ja rääkima. ma usun, et väga paljud inimesed ka näevad ju oma elus igapäevaselt, mul oli mõte ja äkki keegi helistab, mingi äriprojekt avaneb, kellelgi oli sama mõte samal ajal, kõik asjad juhtuvad, eks ole, toimub selline nagu kanaldumine või selline filter, eks ole, et mingil ajahetkel kallatakse mingi info ühisvälja ja kõik osad nopivad kiiremini, osad harvemini, ehk ollakse kohal, Tao-Will, Huarna, erinevad, eks ole, kes kuidas nimetab, aga põhimõtteliselt see taipamise momendid tekivad, on ju, kõik on nagu sama, on ju. Ja vaata, nüüd ongi see, et kuidas see ongi see, et võib-olla olla rohkem vaikuses, on ju, mitte reageerida iga asja peale liiga palju kogu aeg, kommenteerida, laikida üldse, et võtta nagu lõdvemalt ja vaadatagi, et mis nagu päriselt on ja mida mina saan mõjutada, sest iga mõte, iga sõna, iga tegu loob ühisväljas väga suure muutuse, kõik on kogu aeg muutus, on selline entroopia, negentroopia, need on sellised ruumiteooriad, et kuidas see energia loob ruumis, on ju, et sa saad tegelikult kõike mõjutada ja iga mõte mõjutab ühisväljas väga palju. jah, igal inimesel on kogu aeg ju valik ka, et kas ta valib siis reageerida hästi või halvasti sellele, kogu aeg on ju valik, et mis me nüüd teeme. Et nagu sa ütlesid, meil ei ole vaid mitte päev, nädal, aasta, vaid meil on ainult praegune hetk ja me praegu valime, kuidas me reageerime, käitume, mõtleme, räägime ja see sõnaviis ka, positiivne sõnaviis, kuidas me endast räägime. Jube ägedalt ütlesid, jube mõnus oli. Mis sõna see jube on? Jube mõnus on ju. Et kas oli väga hea või? Et mida me ütleme? Et mida me manifesteerime siis nii-öelda. Eks see vastutus tegelikult on kogu aeg. Inimesel on kogu aeg vabadus eeldab, ütleme siis vastutusele eeldab vabadus ongi see, et sul on vastutus ka, vastutusvabadus, et sa peadki võtma vastutuse, sest vastutus on sul niikuinii. See käib kaasas, asjaga kaasas, käib vastutus, eluga kaasas, käib kogu aeg vastutus. See on loomulik, seda ei pea kartma, see on positiivne. Lihtsalt märka seda, eks ole, ja kui sa elad sellises tões, ei tee halba, ei ütle halba, ütled seda, mis on vaja, aitad inimesi, teenid inimesi, ei ole ainult omakasupüüdlikult, eks ole, teenimisel, vaid teenistumisel, et sa nagu teenid teisi, eks ole, sa aitad, elad tões, siis ei ole seda vastutust vaja ju karta ka, sest sa oled aus, sa oled tões, sa oled kohal, sa märkad, sa oled olemas, on ju. Siis ei juhtu suga mitte midagi. Mitte midagi ei juhtu, sest nii lihtsalt on. Headus võidab alati. Lõpuks headus võidab ja meil on see globalism, meil on siin see, mingi tohutu kamm käib praegu globaalsel tasemel, eks ole. Ühed seda kõike lõhestatakse, aga see on näitemäng. Saage aru, te olete sellises puppet show's, eks ole, see kõik on üks teatrietendus, aga võtke vastutus selles ja öelge, et okei, ma olen sellest väljas, ma olen selles ajas, selles ruumis, nagu sa ütlesid, et ei ole aega, vaid saage aru, et olevikus, selles hetkes praegu, nüüd oli, eks ole, juba mõni sekund tagasi oli olevik, nüüd on uus olevik, aga ma võin olevikus võtta vastu otsuse ja muudan ära mineviku. Ja selle kaudu mul on tuleviku, eks ole, et olevikus ma muudan ajalugu, mis muudab tulevikku. Ehk kuidas ma vaatan minevikku, aga ma ei pea sinna vaatama kogu aeg, ärge vahtige sinna. Lihtsalt tee otsus, et ajus kirjutatakse ümber fail, eks ole. Me saame epigeneetiliselt sellist rakumälu mitokoondrite tasemel geneetilistest süsteemides, igasugustes energiaahelates süsteemides muuta kogu aeg informatsiooni. Me saame seda kogu aeg teha ja te teetegi seda teadlikult või alateadlikult, unes või ilmsi. Kogu aeg me kirjutame midagi ümber, energia väljas ja sa saad sellel hetkel olevikus, nüüd jälle uus hetk, eks ole, see jutt algas siis on ja see on unustatud, see on läinud, seda enam ei ole. Nüüd ma muudan ära mineviku, kohe nüüd otsustasin,
mineviku, aga sellepärast mul on uus tulevik hoopis. Aga kui ma mõtleks sellest minevikust teistmoodi, mul oleks hoopis teine tulevik. Eks ole ju, vaatenurga küsimus ka, näiteks sina vaatad mind sealtpoolt, eks ole, teie vaatate sealt kaamerast. Igalühel meil siin on erinev vaatenurk ju. Vaatenurgast sõltub ka, ehk mis kanalis sa oled, millega sa vaatad, kes vaatab kanalisse, kes on see, kes sellesse kanalisse praegult vaatab ja mis on tema nii-öelda epigeneetiline rakumälu ajutase, eks ole, aga sa võid seda muuta, see on see hea asi, see on neuroplastilisus, see on see, et kuni kõrge vanuseni, vanasti öeldi, 20, ma ei tea, mis iganes aastal, enam ajurakkud ei ole, unustage ära, täielik jama. Aju on elu läbi muudetav organ. Kogu neurobiokeemiat saab kogu aeg muuta, epigeneetilist mälu saab kogu aeg muuta. Te saate oma kehakeemiat kogu aeg muuta. See tähendab seda, et praegune oleviku mõte muudab minevikku, mille kaudu te loote uue tuleviku. Jätke see meelde, see on üks fundamentaalseid, kõige tähtsamaid asju aru saada, et olevikust me kirjutame tulevikku, aga me muudame minevikku rakumälu sellega, ajumälu, kõik need ajukoore, eessagara, eks ole, teemad, amügdagla, kõik teemad on ju seal, need hipokampuse lood, eks ole, kõik käbinärvid, kõik me saame kõike muuta kogu aeg, otsust on vaja, kohalolu. Aga vaikselt hakkamegi lõpetama, et võtame sellise kokku, et siis aga kuidas sellist jätkusuutlikult siis nüüd neid kõiki teadmisi kokku panna, ehk siis kuidas jääda oma rajale ja kuidas leida neid õigeid inimesi enda ümber, sest me juba kõik teame, et meie keskkond mõjutab kõige rohkem meid, et kuidas leida selliseid meile sobivaid inimesi, noh, see ongi muidugi läbi autentsuse, eks, aga ongi ju see, et paljud ju kardavad, et kui nad on autentsed, siis mõeldakse ju halvasti või nad jäävad üksinda või aga tegelikult on ju hoopis vastupidi, et siis just hakkavadki need õiged inimesed meieni ju tulema. Aga kuidas lõpetada selline sobitumine ja jääda oma rajale siis? Me oleme sellest ju kõigest täna rääkinud korduvalt. Võtamegi nüüd kokku sellise, et mis see nagu juhend oleks, mida nüüd järgi noh, hakatagi siis tegema, mis nagu toimiks või mis sul on toiminud? Aga mida sina arvad? See on jah selline raske ja hea küsimus samal ajal. Minu arust ongi see, et noh, muidugi ongi see vaikus enne õppida ennast tundma, et mis mulle meeldib, mis ma nagu tahaksin ja mis võiks nagu teisiti olla, sest mul praegu ongi, ma olengi põhimõtteliselt ainult elukaaslasega, meil ei ole mingit sõpru, me ei käi kuskil väljas enam, sest ongi, me kuidagi, ma ei taha öelda, arenesime teistest ette, aga kahjuks niimoodi on. Et meil on ainult äripartnerid, kellega me siis suhtlemegi, et nagu kahjuks meie vanustega meil ei ole nii palju enam rääkida, sest me ongi täiesti nagu teine sagedus on juba, sest kuidagi meie isikupära on loodud teiseks jaoks ja sellepärast oligi see eemaldumine eelmistest seltskondadest ja nüüd siis hakkavad tulema järgupidi need uued, sama ka klientidega. Alguses oli noh, muidugi maskid, see on hästi professionaalne, siis tuligi nagu kõike, aga siis oli ikka sees, et okei, ta ei ole päris minu inimene, eks. Aga nüüd, kui ma hakkasin ennast rohkem välja näitama, enda mõtteid jagama, nüüd tulevad täiesti minu inimesed ja minu kliendid, kellega mul on nagu hea meel töötada ja mul nagu päriselt naudin ka oma tööd. Nagu, ja. Aga see on seesama, et see usaldus, et manifesteerimised, palved ei tööta, kui see ei ole loomus. Ehk sa pead hakkama oma sisemust lihtsalt kuulama, on ju, olema kohale, tegema otsused ära enda sees, olema aus ja oma sees ära muutma, selle nagu taju ära muuta, on ju, oma selline asjade vaatenurk ära muuta ja teha need muudatused, need traditsioonilised väikesed mikrorituaalid ja vaatenurgad ja kõige asja võib-olla ongi see, et hakkame usaldama, et plaan on see, et meil kõigil on kogu aeg hea olla. See on päris plaan. Päris plaan on see, et me tulime siia kogema, aga me tulime siia tegelikult ka ärkama. Ärkame ülesse, me ärkame ja usaldame, sest plaan on alati palju parem, kui meie välja suudame mõelda. Lihtsalt me ise segame vahele, et ärge segage vahele, laske asjadel toimida
laske vabaks need hirmuenergiad nagu ära ja täielikult lõdvestuda sellesse kõigesse, mis on. loomulikult elu kohtleb, emotsioone tuleb ja see ongi elu, see ongi see, et võtame vastutuse, põhjus-tagajärg, kõik teemad on ju, asju tuleb, aga siis tulebki vaadata rahulikult see kõigele ja saada aru, et see oli mingisugune vajalik asi, mis viib mind edasi elus, on ju. ja see on lõputu protsess. et hea uudis on see, et see kogu aeg kestab. et lõputult, et olge aus iseenda suhtes lihtsalt ja armastage, et siiralt, avatult, andestage iseendale, teistele ja saage aru, et te kõik olete väärt. Te kõik olete armastatud, te kõik olete hoitud, te kõik olete absoluut. Te olete Jumala lapsed. Sellest väga sügavast võttes see kolm ainust töötab kogu aeg. Te olete kehastunud siia ja te olete priviligeeritud sellepärast, et maa peal elab üle 8 miljardi arvatavasti inimest, eks ole, arvatakse olevat, on ju mingite loenduste järgi. Kujutage ette, kui need 7 või rohkem miljardit ju unistavad teie elust praegult, et te istute seal kuskil oma soojas toas, teil on arvuti, teil on mobiiltelefon, teil on riided seljas, teil on turvaline, pommid ei lenda. Inimesed unistavad sellest elust. Te elate kellegi teise unistuste elu. Et nagu taivake ja olge nii õnnelikud ja õnnistatud selles seisus, et mul on tõesti need asjad võib-olla ei ole minu ego jaoks täna head. Mul on mingid teemad, on ju. Aga ma olen tegelikult ju väga õnnistatud ja hoitud, vaatab, kui hästi mul on. Ma olen terve, mul on see. Olge väikeste asjade üle üliõnnelikud kogu aeg, olge tänulikud. Lihtsalt ole tänulik kõige eest, mis on. Teeme asi, on ju. Kõik läheb paremaks alati, 10-10-10 reegel on ju, 10 minutit või 10 sekundit, väga õudne, 10 päeva on juba lihtsam, 10 kuu pärast vaatad, jumal tänatud, et see juhtus, on ju. Ja nii edasi, neid reegleid on palju ja igasuguseid teooriaid, on ju. Et olge autentsed, olge iseendad ja laske lõdvaks, Püüame lõdvestuda rohkem. Et ma ise ka kogu aeg õpin seda, et püüaks lõdvestuda. Sa tahtsid rääkida ka sellest Peteri printsiibist? Alguses pidime sellest rääkima. Ja vaata, nüüd sa juba lõpetad ja siis sa tuled algusesse tagasi, eks ole, et kuidas olla edukas Peteri printsiip, jah. Et see on siis siuke, aga see ongi see, et saage aru, et alati me ju ükskõik, ärge olge kriitilised enda suhtes ja tööandjad ka, sest kõik inimesed saavutavad oma ebakompetentsuse taseme. Alati. Kuskil jääb meil teadmistest, oskustest, arusaamidest jääb puudu ja see on normaalne, see on loomulik, see ongi inimeseks olemine, selleks meil on koostöö, selleks on see, nagu sa ütlesid, kuidas äris olla edukas. Kui sa saad aru, et sa ei ole, sa ei saa kõiges olla kõige kompetentsem, aga selliselt saadki aru sellest ja usaldad, sest sul tekib klaaslagi ette. Sa ei saa sealt läbi. Ebakompetentsus tuleb ette. Aga siis tuleb keegi, kes su kompetentsi tõstab. Ja mida rohkem sa usaldad sellist universumi loodusseadusi või loodud reegleid, seda rohkem oled sa sellest, ütleme, sellest printsiibist nagu vabam. Et sa usaldadki, et see on chill, on ju, ma ei tea kõike, ma ei peagi kõike teadma. Mis siis? Ja ongi jumala okei, on ju. Aga ma olen sellepärast väga hea näiteks selles on ju, oma pädevuse piires ja tee neid asju, kus sa tunned ennast mugavalt. Ja kui sa ei tunne mugavalt, delegeeri, anna edasi, anna see klient edasi, anna teisel, tee koostööd. Sa ei pea riigihanget üksinda tegema ja siis kõik maanteed on üles kaevatud, et ma sain endale. Aga kõik inimesed kannatavad selle tõttu, sest sul ei olnud masinaid, töömehi, asju või ehitusprojektid. Siis me sõidame, eks ole, kuid me ei kirume, ülejäänud inimesed kiruvad. Aga võib-olla teine firma oli samal ajal, tal on samad tehnika, aga ta ei saanud seda riigihanget ja vennad istuvad, imevad näppu, eks ole. Mida teha on ja siis sa mõtled, kuidas oma töömeestele raha panna. Aga tehke koostööd. Märgake rohkem enda ümber olevaid asju. Püüdke rohkem koostööd teha. Ja tegelikult läheb lihtsamaks. See ongi see teenimine, eks ole, teistega koos arvestamine. Aga meil on see konkurents, oma kasu on igas sammus, on ju. Vähem oma kasu.
Te saate seda tänulikkust niikuinii väga paljude esoteerilises maailmas ütled, energiavahetus on missugune, noh, 25 eurot, 50 eurot, 100 eurot, 1000 eurot, ma ei tea. Et see ongi see, et ma annan tänuraha, aga ma ei osta teenust. Et kas sa ostad teenust või sa tänad abi eest. Et olge rohkem tänulikud. Ja sellist väärtuse vahetust ka, näiteks kellelgi ongi mingi asi, mis sa tahaksid, pakuda talle oma oskust või midagi, tehke mingi koostööd, paku talle mingit, ma ei tea, keegi teeb mett näiteks ise, väga hea kingitus või keegi talumune või midagi Absoluutselt, ma toon lihtsalt ühe näite, kui sa lubad, eks ole, mul on hästi palju lugusid, ma ei ole siin üldse lugusid rääkinud, sama lubiseme, aga kunagi aastaid tagasi ma tegin ühe esimese hamba ühele inimesele, ma tegin ilusad hambad, ja nüüd 25 aastat hiljem üks esihammas murdus. Ja ta tuli, eks ole, ja ta ise suht rõõmus, ütles, et näete huvitav, et niisugune asi nüüd juhtus, on ju, näed, et miks ma pidin siia tulema. Ja ta tegeleb nüüd hoopis teise alaga, kui ta siis tegeles. Ta läks oma loomusega kaasa, ta oli väga edukas oma erialal, mida ta tegi, mida ta oli õppinud, kõik asjad, on ju. Ja ta loobus sellest, ajapikku ta läks teisele erialale, täiesti teisele erialale, aga midagi sarnast, aga mitte täiesti, noh, totaalselt teine asi. Ja nüüd ta teeb mingeid ägedaid asju. Ja siis ta ütles, et no siin peaks tegema, aga et noh, et kuidas see tead, see rahad, värgid, särgid, et praegult on majandus on nii ja naa, eks ole. Ma ütlesin, ole mureta, tead, teeme niimoodi, et ma teen sulle hamba, aga sa mõtle mu peale. Mõtle mu peale. Pärast lõpetasime sedasi, et ta ütles, et ma ütlesin talle, et aga vaata, sa ei tea meie vestluse, tänase vestluse algus, ma ütlesin ka, et võib-olla mõned asjad avalduvad aastakümneid hiljem. Ma tegin talle 25 aastat tagasi hambad, üks murdus. Miks ta murdus? Sest ta nüüd on uue eriala peal, nüüd ta tuli uuesti minu juurde. Vahepeal tal polnud vaja abi üldse. Nüüd ta teeb midagi, mis on tema loomus, et ütles, et sa andsid mulle nii raske ülesanne, ma pean ise mõtlema. Ma ei telli talt, vaata, mul ei ole vägivalda selles. Saad aru, tee mulle selline asi, võtta täpselt joonis, tee mulle valmista käsitsi, tee on ju puu, on ju. Ei, ma ütlen, et mõtle mu peale, tunneta ära, lase universumil kõneleda. Ja kui sa oled valmis oma loominguga, siis sa võid tänuks mulle tuua selle. Ja mina võtan selle sama tänuga vastu, sest tegelikult me vahetasime teineteisega mingit asja. Mul seda asja tegelikult ju vaja ei ole. Võib-olla, ma ei tea ju. Ma ei tea, millega ta välja tuleb, on ju. Aga võib-olla mingil hetkel ta mõtles mu peale ja ta toob mulle midagi, mis sel hetkel, me saime aru, et sellepärast 25 aastat tagasi ma tegingi sulle hambad, et nüüd ma saan siit teha seda asja. See oleks mulle olnud muidu võimatu. Ma ei oleks saanud seda asja 25 aastat hiljem, mis muudab järgmise 10 või 20 aasta pärast ka mingisugust energia välja või mingit asja. Ja need asjad on nagu hästi huvitavad, et laske asjadel toimida ja see üksteisega, see treidimine on nagu väga huvitav. Vanasti oli ju partnertehingud ja asjad. Kasutage rohkem sellist asja, te ei pea iga asja pealt makse maksma kogu aeg. Üksteisele raha kandma. Raha on lihtsalt ju mingisugune väärt, niisugune kokkulepe. See on oluline asi, raha on väga tähtis. Muidu ei ole ju paljusid asju võimalik saada, aga väga palju asju saab ka lihtsalt vahetades. Energiavahetusega. Nii, aga nüüd annakski võimaluse küsida, kui kellelgi veel on mingeid küsimusi. Mul on siin vestluse ees, et äkki keegi tahab midagi veel uurida meilt. Enne kui lõpetame, ma arvan kuskil 5 minutit laseme. Küsige julgelt, küsida võib kõike. Me räägime ausalt. ja nagu te näete, me oleme suht lõdvad siin, eks ole, et teema on ju hästi selline fundamentaalne ja võib-olla mõni ootab sellist hästi konkreetset retsepti näiteks, eks ole, mõni ootab sellele küsimusele hästi täpselt vastust. Et küsige julgelt ja kõik küsimused on ju väga targad küsimused ja head küsimused ja vaata, kui ei küsi, siis ei saa vastuseid ju. Just, tegelikult kõigil on kogu aeg küsimusi. Võib-olla ka ei julge küsida või tuleb veel teised. See on okei, ka see on täiesti okei, et ei julge küsida sellest, äkki ma olen loll või mida teised arvavad. Kuulge, rahunege maha, see pole üldse tähtis, mida teised arvavad. Sinul on küsimus, sinul on mure. Sa elad oma elu, küsi see küsimus ja mine edasi, ei julge küsida,
hästi, täna ei julgenud, kirjuta privaatselt, on ju. Caroline'ile kirjutage küsimused, Caroline vastab nendele asjadele, kui tea, küsib minu käest, ega ma ka mingit taibu ei ole. Ma lihtsalt räägin oma elukogemusest siin, eks. Ja mida ma võib-olla kogenud olen või lugenud või taibanud olen, midagi räägin, siin ei ju kõik rääkimata, täna me rääkisime mitte millestki, aga väga palju. Eks Ja ole ma ju? arvan, meil tuleb veel neid osasid. No see on, sõltub ju, kuidas inimestel huvi on ja kuidas sul viitsimist on teha, eks ole, mina olen olemas, kui on vaja ja nii on jah. Et võime veel sügavamalt, filosoofilisemalt asju vaadata, psühholoogilisemalt vaadata. Nii. On mõni küsimus, ei ole midagi, kõik on, On eeter on küll. vaike, kõik jäid magama. ei, siin ikka kirjutatakse. Küsitakse, kuidas meie dünaamika toimib isa ja tütre vahel. No sina ütle. Dünaamika, võib-olla sa tead seda sõna täpsemalt. Ma arvan, et meil toimub see selles mõttes hästi, et nagu ma ütlesin, siis ma olen Carolinil ju lasknud olla selline, nagu ta on. Täiesti eripärane. Juba väikesest lapsest saadik meeldis Carolinile näiteks teha mingeid asju, joonistada mingeid asju, ta sai teha seda, siis tal meeldis mingit muusikat teha. Võimaldasime seda muusikat teha, mingeid arvuti asju, eks ole. Siis tal oli vahepeal nutisõltlane, eks ole, tal oli telefon kogu aeg ees, ta sai olla see, tal oli vaja see kogemus saada. Siis ta riietus natuke naljakalt teinekord, eks ole. Vaatasid, okei, on ju, see on tema stiil, las ta olla. Ja ma arvan, et selline usaldav stiil või selline teineteise usaldamine või ma loodan, et ma olen olnud olemas, kui on vaja olnud. Et see ei ole selline, et isa ei ole kohal või et isal on tähtis töö või vanasti ma tegin rohkem tööd, täna ma teen hästi vähe tööd, sellepärast et ma lihtsalt arvan, et vaba aeg on tähtsam kui raha. Ma võiks olla palju rikkam tänu sellele või jõukam. Aga ma arvan, et palju toredam on sinuga neid laive teha koos või midagi ägedaid asju teha koos. Et see dünaamika toimib usaldades ja armastusega. Et see ongi see, et sa on vabadus teha neid asju, mida sina tahad teha. Ja kui sa räägid, mida sa tahad teha, siis mina saan ainult ju lugu rääkida, et kuule, et kunagi oli siuke lahe lugu, eks ole. Ma ei tea, kas on nii või? Iga asja peal on lugu, mingi kogemus on ju. Aga sina teed otsused ise. Mina ei ütle, mis on õige või vale, vaid pigem ütlen, et siukseid asju on olnud on ju elus või kuidas sa vaataksid, kui on niimoodi. Ma ei tea, kuidas sa ise arvad? Ei, muidugi jah. Siin oli veel lisaküsimused ja kas me puutume igapäevaselt töö ja ettevõtte maailmas kokku, et aga jah. Igapäevaselt. Igapäevaselt puutume kokku. See on pluss ja miinus, eks ole, aga ega minu töö on selline, et me oleme samades ruumides, aga sisuliselt ma võib-olla jõuan talle tere öelda alles kell 4 õhtul on ju. Kuigi me juba hommikul kell 10-11 nägime, et see tempo on päris kõva, päris suur, tihe ja ega me palju töö ajal rääkida ei jõua. Meil ongi see eeteris räägime. Eetris toimuvad, asjad toimuvad eetris ja ma tulen mingi teemaga, tal on juba see teema laual või vastupidi, eks ole, tema mõtleb ja ma tulen, ütlen midagi. Et see kuidagi nagu need asjad toimivad ja lihtsalt usalduse peal, ma arvan. Nii, siis on veel küsimus, et kui näiteks ettevõtjana anname ära ülesanded, mis meile mugavad ei ole, kas siis see pole mitte koht, kus peaksime just arenema ja loobume mugavalt enesearengust? Kuidas saada aru, et millal delegeerimine on enesearengust hoidumine? No vaata, siin võib-olla ongi see, et see vastutuse küsimus on ju, et kas ma annan ära mingi hirmu pärast selle ülesande, et ma kardan seda. See on mulle ebamugav, ma kardan seda või ma kardan eksida või mingi hirm võib seal taga olla. Siis ma pean aru saama, et mis see hirm on ju. Et kas ma nüüd annan ära, aga siis on teiselt poolt ja on ka see, et ma annan sellega ju ka vastutuse ära oma ettevõtte või oma tegude eest on ju. Et kus on selline hirmu või selline vägivaldne, eks ole, et ma takistan midagi või ei taha arengut või midagi, siis need õppetunnid korduvad. Aga kui ma annan selle ebamugav ülesande ära sellepärast, et ma lahendaks selle ära, aga mul on praegu tähtsamad asjad on ju. Et ma ei anna seda mitte ära sellepärast, et teie orjad tehke seda või teie nüüd tehke, ma vaatan, kui kõva mees ma olen, kuidas hakkama, vaid sa annad ära sellepärast, et sul on suurema potentsiaaliga ülesanne praegult. Ja su energia on teisest kanalist praegult. Ja sa annad selle ebamugava ülesande, mis praegult takistab sul loomejõudu
annad nagu justkui ära, siis esimene hea küsimus küsida ju sellelt, kellele sa annad, küsida, et mis sa arvad, et kas sul on aega, kas sul on ressurssi, kas sul on praegu power'it selle asjaga tegeleda, onju. et see ei ole nagu vägivaldne ülesande äraandmine. et see ongi see, et kas ma annan ära sellepärast, et ma loobun vastutusest ja lähen nagu hirmuenergiaga või ma annan selle ebamugava ülesande ära sellepärast, et ma olen praegu teises loomeprotsessis, teises potentsiaalis, teises kanalis ja see ei haaku minuga. Eks neid variante on veel, aga võib-olla praegult mul tuli selline nagu mõte või informatsioon selle kohta, et ma ei tea, kas ma vastasin enam-vähem sellele. ma lisaks siia juurde veel ka selle, et võib-olla ka mõelda, kas see on see tegevus, mis talle meeldiks teha või siis ta ise tunneb, et okei, seda on vaja, et jõuda järgmisele tasemele. küsimus ongi, kas see on üldse vajalik, jah. kas see on vajalik, näiteks kunagi mul oli 3 sekretäri, eks ole, ja see oli nõukogu ja kõik asjad ja siis oh, anname sellist, kogume seda statistikat, seda, õudne statistika käis. ma küsisin nõukogult, et kuulge, aga missugust juhtimisotsuseid me selle andmestikuga üldse suudame teha või oskame või kas me üldse suudame midagi, kogume mingeid andmeid, aga kas me midagi pädevat, nagu reaalselt mõjuvat, toimivat, tõhusat otsust saame selle põhjal teha või see on lihtsalt töö, mulin, maht, eks ole, mingi pseudo, mingi informatsioon on ju, mida lihtsalt tüdrukud koguvad, on ju. tegelikult mitte midagi sellest ei muutu meie reaalses elus, me ei muutu paremaks, kiiremaks, tõhusamaks, on ju. me lihtsalt kütame õhku, on ju, mingi mõttetu asjaga. et vaadake täpselt, mis päriselt vaja on, mis nagu sisuliselt on tõhusus, efektiivselt raha kasutada, aega kulutada oskavad kõik. aga küsimus on, et kuidas luua 1 eurost 100, nii et sa mitte midagi ei tee, ei pinguta. et see ongi see, et sa teed õiget asja, sa saad aru, et see on praegu vajalik. ja keegi on sellega nagu haakub ja see on õige potentsiaal, on ju, kellele ma annan. sest vägisi anda ülesandeid teistele, lihtsalt tapate inimesi. ma olen ju ka seda teinud, on ju, ma olen need õppetunnid saanud. ma annan ülesandeid, tee ära, on ju, seal kõik on ju, nagu ma ütlesin, nõukogud, sekretärid, kõik teevad midagi, on ju. ja siis sa näed, et inimesed kustuvad, on ju. ei tohi. töö kollektiivis on see, et me peame tõstma inimesi, aga mitte madaldama, mitte suruma peale. inimesed peavad õitsema, nautima. on sul veel mingid viimast mõtet? ei, ma kõiki tänan ja ütlen, et julgete edasi ja armastage iseennast kõigepealt ja siis kõike teisi ja olge vabad ja õnnelikud ja nautige, päriselt ka. just, ja tasub meid jälgida, meil on väga palju saateid tulemas ka teiste külalistega. et väga palju on veel formeerumas, aga kindlasti väga palju sisu on veel tulemas, et see oli selline sissejuhatus alles. et täpselt kuupäeva veel paigas ei ole järgmisega, aga ma arvan, et üsna pea tuleb. ja loosid sa siis välja mida või millal? no plaan oli see, et ma valin siit kellegi välja kohe. no ütle number ära, vaata ära loe. ma vaatan, kui palju neid on. no ma pean veidi vaatama ka, kas see on minuga kooskõlas, sellepärast ma tahtsin näha, et kes millega tegeleb, sest mul on ka see, et ma väga valin, kellega ma nüüd koostööd teen, sest siis tuleb jällegi see, et ma tahan, et ma naudiks oma tööd ja praegu ma ei tahaks seda sagedust ära anda. ei no nii ongi, nii nagu sina ütled, nii on ju. no siin Merike just ütles täpselt selle lause, mis ma ootasin. hakkan oma persoonibrändi üles ehitama, nii et Merike, ma arvan, ma valin sinu, et saan hea meelega aidata sul seda teha. olete kõik ju tohutult armastatud ja hoitud ja nii on. soovin kõigile ilusat. vaata, kuidas mul see hea ongi, et ühe patsiendiga jõudsime sinna, et rohkem elu. soovin rohkem elu. Power up. ja jälgida oma sagedust ka siis. et kõik selline hea täisväärtuslik toit, head riided, puuvillast riided. riide kvaliteet. just. et mitte sünteetikat liiga palju. see on toksiinide vaba elu, siis on ka puhtam aju, sellist aju hägusust vähem, saab paremini mõelda, rohkem sellist vaikust ja vähem müra. mina tänan omalt poolt kõiki, kes olid täna siin oma aega, kõige väärtuslikumat vara meiega jagamas.
energiat vahetamas. Väga-väga suur tänu, südamlik tänu teile kõigile, armsad inimesed. just, aitäh teile ja aitäh sulle. Aitäh sulle.